Tere hommikust taas siit imekaunist Torskenist. Jätkuvalt oleme kohas nimega Senja Fjordcamp. Senja by Heart ketist vist. Nagu täna hommikul vestlustest peakokaga selgus, siis omanik ja investor on siin kohalik lõhe ärimees, lõhetehaste omanik. Magasime suhteliselt okeilt. Voodi oli minu jaoks natuke liiga pehme, aga täiesti mõttetu on siukse asja üle nuriseda, kui on kõik muu lihtsalt nii super hästi paigas. Hommikusöök oli ülihea. Sõin munaputru. Ma arvan, et see oli minu elu parim munapuder. Peakokk käis ka ise pärast meiega rääkimas. Sain teada selle saladuse, miks tema munapuder nii hea on. Kindlasti proovin kodus järgi. Mannile meeldis väga kohalik leib. Jällegi ise teevad. Koka enda retsepti järgi. Samamoodi on tal siis siin see hapuleib. Ka ise teeb ja kannab seda sama kääritust või juuretist kaasas juba aastast 2019. Seda ka kindlasti proovime. Peakokk on üldse hästi siuke mõnus, tore inimene, rääkis oma põhimõtetest, kuidas ja miks ta mingeid asju teeb. Väga hästi resoneerus. Kindlasti tuleme õhtul siia õhtusööki sööma. Tänane päev ilmaennustus muutus. Tuleb järjekordne palav päev, 26-27 kraadi. Aga jällegi pole põhjus nuriseda. Proovime matkata. Ma ei tea, kas siit videos paistab, aga sinna ülesse. Kindlasti üleval väike piknik. Ja siis vaatab, mis päev edasi toob. Seal all, kuskil, seal, paistab Krüljefordi asula, mis on siis Torskenist 4-5 kilomeetrit eemal. Ja sealt läheb 3 korda päevas praam sellisesse kohta nagu Andenes. Ja praam käib kell 11, kell 3 ja kell 7. Ja suveti vist kell 5 ka vahepeal. Aga ühesõnaga mitte väga tihti ei käi ja samamoodi sinna praami peal väga palju autosid ei mahu. Ja täna hommikul käisimegi siis Manniga korraks luurel, et kui pikad seal järjekorrad on ja palju sinna siis päriselt nagu peale mahub. Ja fakt on, et ega palju ei mahu ja järjekorrad on pikad. Ehk et see soovitus, et olla vähemalt 2 tundi varem järtsus, kuna kämperid tegelikult üldsegi sisuliselt ööbivad seal esimese praami jaoks. Et see fakt või see soovitus 2 tundi varem kohal olla on täitsa pädev. Me ise plaanime äkki minna homme üldse hommikul kella 8, et kindel olla, et peale saab. See praamisõit säästab 5 tundi sõiduaega autoga ja samas on ta suurepärane võimalus käia avamerel ja väidetavalt äkki on lootus näha ka mingeid mereelukaid selle praamisõidu käigus. Et hoidke meile siis pöialt homme hommikuks. Asusime matkale. Lähme ronime perega natuke. Laps väga entusiastlik vist ei ole sellest, aga... Jumal okei, tuli kaasa. Aga tuli vähemalt kaasa, ei vaianud väga vastu. Ma arvan, et talle natuke meeldib. Ja ronime sinna ülesse. Omajagu on juba kõnnitud. Ütleme nii, et päris palav on. Ja parme on isegi natukene liiga palju. Aga saame hakkama. Ei ole hullu. Jook on kaasas. Piisavalt palju vedelikku tarbida. Ja siin on ka kusjuures väike kosenire. Mann ja Sten jahutavad ennast seal. On ka siuke hea leevendus palavale. 2/3 ronitud. Jube palav. Aga ilmselt, jälle, sõna, mida minu suust on nende viimaste päevade jooksul kõlanud väga palju. Vaated. Lihtsalt lummav.
hingamatev. seal all on Torsken küla, kus me elame. ja natukene on veel minna, paarsada meetrit, siis on tipp käes. ütleme nii, et see matk siit ülesse ei ole just kõige kergemate killast. Rääkimata siis sellest 30 kraadi lähedasest palavusest. Särk on seljas läbi märg. Parme on kõik kohad täis. Ja lisame siia juurde siis lõigud, mis on ikka pikalt kõnnid 45 kraadise nurga all üles. Et üsna challenging. Ei mäletagi, millal viimati jalgsi niimoodi järsust mäest üles pidi ronima. Nagu ütlevad laulusõnad, siis juulikuus on lumi maas. Siin me siis nüüd naudime Steniga juulikuist lund. Mõnus. Ja jõudsimegi Steniga ülesse. Suurepärane. Siin on lihtsalt nagu nii äge. Parmud ja kärbsed ronivad objektiivile. Palav on. Aga äge on. Mängisime Steniga lumesõda seal all. Nüüd ma võtan drooni välja. Teeks drooniga mõned kaadrid. Lihtsalt nagu fantast. Nii, filmin natuke neid vaateid, mis siit ülevalt paistab. Lihtsalt ma ei väsi ennast kordamast. Suurepärane. Päris kaugel näeb siit. Ja oleks oodanudki, et siit nii kaugel näeb. Põhimõtteliselt on meduus meil siin samas kohe kalda ääres. Rämedalt suur ja väga pikkade niitidega. Ka rämedalt suur meduus on. Tõmbame täna jälle otsad kokku. Tulime hetk tagasi või mõni hetk tagasi restoranis söömast. Söök oli tõesti hea. Väga hea emotsioon. Sõin lõhet. Main sõi kuivatatud tursast tehtud pajarooga. Minu lõhe oli aurutatud. Mõlemad road olid ülihead. Ja ebatüüpilise restoranina olid road nii piisavalt suured, et me mõlemad saime kõhud väga täis. Matk läks väga hästi. Kellele läks, jah? Käisime Steniga tipus, väga väsitav, aga oli äge. Ja õhtul ilmselt praami järjekorda piiluma ei lähe, jätame selle üllatuseks. Aga eks siis hommikul paistab. Hea usk ütleb, et saame ilusti peale. Aga selle hea usu kinnitamiseks lähme piisavalt vara kohale. Eks siis homme näeb. Hoidke jätkuvalt meile pöialt, et homme praami peale saame. Saame küll praami peale. Me oleme nii vara sinna.